leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Tere hommikust, kell on 8:37 minutit. Oma topis oleme jõudnud nüüd liidrikohale ja liidrikohale oleme pannud ühe Eesti mehe, kelle vägiteod tegelikult Soomes leidsid aset juba 2009. aasta suvel, aga jõuliselt on mees siis uuesti esile kerkinud. Nimelt tema siis läks Soome kukeseeni ja mustikaid müüma ning vihastas seal turul valitseva maffia peale, nagu ta ise seda nimetas, sest et soomlased ei müü siis mitte kiloga, vaid euroga ja võtavad kõvasti vahelt ja mees tõstis lärmi, politsei andis talle nuuti, pani raudu ja viis turistide silmadel ära. Ja nüüd oleme selle mehe siis tõepoolest ise üles leidnud Soome sügavatest kaljuvanglatest ja talle siis helistanud. Halloo! Hallo! No tere! Kuidas teie nimi on üldse? Vabandust, olen selle lasknud 2 kõrva vahelt läbi joosta endal. Marko, Seene Marko siis. Mõtlesin ise, et Seenemik, et aga ei julge sulle siin hakata kohe nalja tegema, et äkki solvud või midagi. No ma võin solvuda küll ja üldsegi ma tahaks ennem rääkida oma loojeriga. Loojeriga? Või kuidas ta on eesti keeles? Selle siis advokaadiga ennem. Juristiga. Tuomariga tahad rääkida? Tuomari Nurmi, aga... Mina olengi teie jurist. Tervist. Minu nimi on Igor Tarasjuk ja olen valmis teid esindama siis Soomega toimuvas kohtuvaidlus. Rääkige palun ära, mis juhtus? No mis seal juhtus? No, käin aeg-ajalt Helsingis tosse ostmas. Käin niisama õlle tegemas. Ja olin turul. Oma autoga parkisin nagu valesse kohta. Ja siis kurdi Soome politsei tuli, et davai, et müüdsin mingit kurdi seent. Ole müünd. Ei ole üldse, kas tegu oli siis, milliste seentega tegu oli? Kas tegu oli tõepoolest terav paljakuga, mida Maardu ümbert lähedalt toredatelt heinamadelt korjata saab ja mis hallutsinogeenset mürgistust tekitab? Selle auto ma ostsin kunagi ise Saksamaalt. Rostokist, autoturult. Nii. Ja need seened olid seal ennem juba sees. Mina ei ole midagi müünd. Ei tahagi müüa, ma ei viitsi, ma ei ole mingi seenemees. Mina müün autosid. Mis mees sa siis oled? Autosid müün. Ja need seened olid seal autos juba ennem sees. Ja see, et ma parkisin sinna teiste seenemüüjate kõrvale, see tähendab seda, et ma kohe müün. No. I can't hear your lawyer. Mina olengi teie lawyer. Ja ma tahan lihtsalt ära kuulata, kuidas see asi käib. Ja see, et inimesed teie käest neid seeni lihtsalt tahtsid teile, vabandust, mitte ei ostnud, vaid et andsid teile lihtsalt raha ja te pakkusite neile seeni sellest vastu, see on lihtsalt selline partnerlussuhe. Absoluutselt, ma tegin tagant luugi lahti, tahtsin paari asja sealt välja võtta ja seened on seal sees, inimesed tulevad, ütlevad üksi kasti. On ju? Noh, annavad mulle mingi 40 euri, no. Ma ütlesin, võta, palun meeses, võta, no. No vaat siinkohas on nüüd, saan aru, et teie... Aga ma ei võtta seda raha oma käega. See on väga õige. Et te olete ikkagi Eesti mees, tegelikult soome keelt ei valda, eks see on niimoodi? Ongi. Üksi kasti on siis soomekeelne lühend selle kohta. Pikem väljend kõlab siis niimoodi, et olge hea, kallis noor Eesti mees, siin on teile raha, tahan vastu saada seeni, et astuga teiega siis ostumüügi vahekorda, sõlmime siin Soome Vabariigi pinnal lepingu. Seda tähendab üksi kasti. Neid on aledalt tillistanud. Aga ma võin teile öelda seda, et mina seda raha vastu ei võtnud. Väga minul õige. Oli niisugune suur, pikk, mitte suur, aga niisugune pikk pulk, mille otsas on siis niisugune hai pea. Ja kui sa pulga alt nupule vajutas, hai pea nagu käivad lõuad edasi lahti kinni. Ma võtsin sellega kaugelt, selle raha. Oma käega pole puutud. Mitte ühtegi Soome krooni. See on väga õige, sest need Soome margad on tegelikult väga baktereid täis, seal on palju haigusi. Nii, et mina ei ole nagu mingit müügiprotsessi, nagu sa siin seletasid, üldse teinudki. Väga hea. Mida siis Soome poliisi selle peale siis ütles ja nad panid sind ju lausa nuuti ja isegi nüpeldasid? Nägin ise. Kõigepealt võttis üks kuradi pedege, võttis oma selle deodorandi välja. Lasi mitu korda mulle oma lõhna peale. Ja tegu oli siis akselõhnaga, saan aru? See oli Soome faa. Ja saad aru, ma ütlesin ka, et ütlesime mehega kohe, et fa mees, no. Ma ei ole mingi fa mees, ma olen Hugo Bossi mees. Selle lõhnaga on häbi ju koju minna, naine hakkab ju kahtlustama, et oled teinud mingit, ma ei tea mida, eks? Ongi mingi Soome, mingi siis naistes käinud on ju. Lõpeta ära mees, lõpeta ära!
inglise keel mul on suus, on ju, selles mõttes, et ma soome keelt tõesti ole hea, ütle, kuidas sa inglise keeles seda ütlesid? Et ma ütlen, soome keelt tõesti oska, aga teised keeled on mul suus, vene keel pole probleemi, on ju. Inglise keel pole probleemi ja ütlesin mehele kohe, et go stop, fa! Noh, et tuleb lõpetada see teodoka laskmine, on ju. Siis ta ütles, et ei, et see on mingi pisargaas või mingi, ja mina ütlesin niimoodi, no pisar käis, et stopi, go nüüd. Ja mees võttis nuudi välja, ma ütlesin, et kui sa lööd mind, on ju. Not neuting. If he hits, then you hits back ja ai, et ma löön nagu tagasi. Aha. Ja siis ta oli niimoodi, et ütles, et mingi, et on politsei. Ma ütlesin, et ma tahan nagu siis ütleme seda, et siis advokaati. I hear go with, why can't you lawyer here now? This is not my scene. See on nagu minu seened ei ole. On ju. Ja mul seal oli ka mingid muud, mingid samlased, mingid marjad. This is not my Mary. This is not my scene. Need pole nagu minu mustikud ja minu This is not my Mary Jane. Ja need ei ole minu marjad ja need ei ole nagu minu seened. Ja siis nad muidugi tõid kallale, ma vähemalt mingi 4 tüüpi lõin ära, seal videos pole näha muidugi, et ma mingi... See on välja lõigatud muidugi. Ja, et mingi umbes isegi mingist 6-7 tüüpi nagu lõin päris kõik ka ära, noh. Et ma nagu seda oskan nagu natuke lüüa ka. Näed, vaata, nägid, jah? Nägin... Vaata, kui kõrge jalg tõuseb. Üle pea ikka lööd jalaga. No. Ja siis ütlesin kuttidele, et go the stop nüüd. Või now. Go the stop now. Now. Ja mehed ütlesid, et lähed vanglasse. Ma ütlesin, et ma ei ole nagu, ei karda teid. No scary movie for me. Ja et ma ei karda neid ja no põhimõtteliselt nüüd istun kinni, aga ma ootan ikkagi, et mingi aeg ma saan vabaks. Sest noh, ma ütlesin ka meestele, et siin vanglas esitas toitad sitt. Ma ütlesin shit eats. Oleks pidanud ega soomlased seda inglise keelt ja mõistes oleks pidanud ütlema ikkagi sulaselges soome keeles, et sittainen. No ma ei oska soome keelt. No õpi ära. Kaua sa vangis? Saadakse mind siia kurdi välja jalutama. Ma ütlen, et colder out. Et väljas on külm, et ei taha, et las ma magan. Let you sleep here, cold out. Ja nad ikka saadavad mind välja jalutama ja ütleme, see elu ei ole siin üldse hea. Et ei ole rahul sa selle vanga elu. Kaua sind selle Soome vangis veel hoitakse? No politsei löömise eest saab oma 20 aastat, kuna ma 6 tükki ära lõin, siis on ikkagi mingi 120 aastat. 6 korda 20, jah? Jah, pole hullu, elame ära. No. Elad ära, eks ju. Eesti vaim ei värise. Kas on midagi, mida sa tahad, et sulle kingituseks saadetakse või tuuakse? Millest sa puudust tunned? Tahaks head mingi kukjasaine sousti saada. Pole ammu seenekat saanud. Pole ammu seenekat saanud. Aga me saadame sulle. Olge head. Kuule, aga tavai, tegelikult ma sulle naitsa luiskasin, pole ma mingi lawyer, olen lihtsalt Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Ma ütlen sulle inglise keeles vastu, et hit you with back, I can't you, why not? Ütlen sulle ka vastu, in your face.